Ja mina Harri-Mati Mustonen olen Solarise keskuses, kus meil just lõppesid Raju 13 kaalumised ja sain kätte Raju profikaardil osaleva Jüri Jõgiste. Jüri, kuidas sul läheb? Hetkel veel halvasti, pean kindlasti veel vedelikku kõvasti tarbima. Aga üldiselt Raju meeleolu on olemas juba. Kuidas sul matšiks ettevalmistumine läks? Matšiks ettevalmistumine on nii ja naa, nagu mul oli väga palju kooli. Praegu, mis ongi tegelikult minu jaoks nagu tegelikult prioriteet üks on ikkagi kool, aga võistelda, trenni teha saab, ma üritan neid asju ka omavahel tööle panna nagu. Ja kuidas sul kaaluvõtmine läks, kas kergemalt kui eelmine kord? Kaalu pidin vähem võtma, aga ütleme enesetunde pärast suht sama hull oli tegelikult. Kaalu oli juba poole vähem vaja võtta, et selles suhtes läks hästi ja päris kergelt läks tegelikult. Kas mingi hetk mõtlesid ka, et kurat, see MMA, ma ei jaksa? No seda mõtet ei ole kunagi, et kaal on selleks, et see ära võtta ja pärast hakkad seda mõtlema, et kas ikka oli vaja, aga sel hetkel allaandmise plaane kindlasti ei ole. Su vastane oli päris kurja näoga ja päris valmisolek, et kuidas sa temaks ettevalmistunud oled? Ütleme niimoodi, et kuna mul eelmisest Rajust oli vigastus, siis ma olen proovinud oma püstivõitlust tagasi hoida, oma lihtsalt, et kätt säästa, aga ma olen proovinud ikkagi suuremat rõhku panna oma maasvõitlusele, oma maadlusele ja eelmine kord, kui nagu näha oli, maasvõitlus oli see, millest puudu jäi. Et ma arvan, et ettevalmistatud on nii hästi kui võimalik ja ma loodan, et tuleb hea Raju. Möödunud Rajudel oleme näinud sinu võimsat paremat sirge ja plahvatuslikud vasakut haaki, et kas ka seekord loodame midagi sellist plahvatuslikust näha? Nagu sa ütlesid, et teravad elamused. Parema käe poolt ma arvan, et seekord ei tule midagi, aga vasakuga kindlasti. Vasakuga on sees topelt. Aga okei, soovin sulle õnne homses matšis ja homme juba näeme puuris. Ja sain kätte esmakordselt õhtuses peakaardil osaleva Alar Hutrovi. Alar, mis tunne on? Siiamaani väga hästi kõik. Kaal läks kergelt alla ja ootan homset võitlust. Et kaaluga mitte mingit probleeme ei ole olnud. Kas sul on üldse oma amatöörkarjääri all mingisuguseid kivikesi ette jäänud selle suhtes? Ausalt ei ole. Isegi maadlusmatsidesse olen jõudnud kõik nagu iga kord kaalu ja praegult aitasid kaasa metsalaagrid ja kaal kukkus ideaalselt maa. Kuidas sa selliste metsalaagrite kõrvalt üldse jõudsid trenni teha? No põhilised on nädalavahetused, aga metsas nagu üldiselt oligi, nüüd oli viimane nädal metsas, siis trenni ei olnudki vaja teha, et oli puhkamine ja valmistumine võistluseks. Sa oled oma ajaliselt lühikese amatöörkarjääri jooksul väga palju matše teinud ja üpriski kiiresti jõudnud sellise Eesti amatöör MMA tipunurka, et mis tunne on siis Saku Suurhalli minna kõigi selle rahvamassi ette esmakordselt ja teha õhtusel peakaardil matš? Kas närvid kõditavad ka? Ja närvid kindlasti kõditavad. Olen seda juba tükk aega oodanud, et vaikselt eesmärgid täituvad. Teeme selle matši ära ja siis näeme, mis edasi tuleb. Kui sa oma esimese matši tegid, kas sul oli juba pilt silme ees, et nii, varsti on Saku Suurhall? Jah, et mul oli kõigepealt pilt silme ees, et Raju ja siis edasi Raju õhtune kaart. Ja siin ma nüüd olen siis. Kas UFC on järgmine? No vaatame, mis edasi saab, jah. Aga soovin sulle õnne matšis ja näeme siis homme. Aitäh sulle. Ja mina Harri-Mati Mustonen olen ikka siin Solarise keskuses, kus just lõppes Raju 13 kaalumised ja sain kätte peamatšis osaleva Henri Hiiemäe, kes teeb matši Saulius Puutsiusega. Henri, kuidas sul kaaluvõtmine läks seekord? Seekord läks lihtsamalt kui eelmine kord. Umbes 2 nädalat jätsin süsivesikud välja, kukkus päris mitu kilo kohe ja täna hommikul ei pidanud väga saunas piinama ennast. Tegin kerge sooja duši ja oligi viimane 300 grammi all. Ja ennem 2 nädalat võisid paar muffinit ka endale lubada, jah? Kahjuks muffineid ei võidnud lubada. Enne, jah? Kuidas sul mentaalsusega on, et sa oled päris palju juba Rajul võistelnud, päris palju profimatše teinud, väljamaal võistelnud, et kas läheb aina lihtsamaks ka? Ikka läheb, jah, et ma iga kord ju tean, kuidas need kaalumised ja kaaluvõtmised ja kõik asjad välja näevad, et midagi uut nagu ei ole, et eks kõige raskem on see, kui sa esimest korda vastast näed, eks korra tuleb siuke väike hirm ikka sisse, aga see läheb üle ja nii ongi. Oskad seda hirmu valitseda? Jah. Sa oled Saku Suurhallis peamatšis, kas see tekitab ka mingit lisapinget, vastutust?
no natuke ikka, aga kuna ma siin Eesti publiku ees suht edukalt olen õnneks esinenud, et siis nagu see natuke leevendab seda, aga jah, et Saku Suurhallis ja 8. inimesena niimoodi seal tagaruumis praadida on tõesti päris raske, aga saan hakkama. Kas sa tunned fännide toetust ka, kui kaalumistel kaalule astusid, oli näha, et sind toetati justkui kõige lärmakamalt? Jaa, kindlasti, et see homme ka, ma arvan, Saku Suurhallis publiku kisa ja kõik see annab kindlasti väga palju kaasa. Sinu vastane, Saulius, mis sa temast tead? Väga palju tean, väga palju videosid on temast internetist, pikk vastane, palju pikem kui mina, eks tugev maasvõitleja, vaadates rekordit, siis 9 võitu, 9 kaotust, midagi võimatut ei ole, et eks mina olen oma poolt kõik töö teinud, väga kõva ettevalmistus ja loodame, et homme kõik õnnestub. Eelnevatel rajudel oleme näinud sinu mõrvarlikke põlvi ja ohtlikke käsi, et kas ka see raju saab neid näha? No ma arvan küll, et kuna mu eesmärk ongi püsti püsida ja seal karistada vastast, et siis ma arvan, et tulevad välja. Soovin sulle kivikotti ja kas sul on midagi fännidele ka öelda? Tulge kõik kohale, näeme rajul. Rajuni!